Sõda Venemaal ja jah, ma kirjutasin selle õigeski, jätkub. Jõuame kohe selle metsiku kaardini, aga ma pean tänase päeva põhipunkti kohe ära ütlema. Sõda muutub tavaliste venelaste jaoks kiiresti talumatuks ja see on kõik tänu mõnedele lääne varajastele sanktsioonide otsustele, mis lõpuks hakkavad Moskva vastu mõjuma. Jah, täna ootab meid ees põnev uurimus milfide ja edasikindlustuspoliiside kõrvutamisest ning ma olen uhke, et olen kindlasti esimene inimene inimkonna ajaloos, kes need kaks asja omavahel kokku viib. Lisaks püüame ka mõista, miks Kreml ise selle vastu midagi ette ei võta. Minu isiklikest sõnalistest saavutustest hoolimata räägin ma loomulikult peamiselt kampaaniast, milleks on Ukraina rünnakud Wildberriesi jaotuskeskustele. Ja jumal küll, Venemaa Amazoni hävitatakse kiiremini kui tegeliku Amazonase vihmametsa. Siin on rahvusvaheliselt tunnustatud Venemaa kaart, kus on näha kõik hävitatud, süüdatud või muul viisil ohtlikuks muudetud kohad. Te märkate, et Moskva ümbruses on neid kohti rohkem, ilmselgetel põhjustel. Üks neist asub kaardilt väljas, sest see juhtus Krimmis, ja kuigi nad on endiselt riigi lääne kolmandikus, hakkavad nad liikuma ida poole. Alles täna hommikul võite lisada veel 3 teadet. Volgogradis, Tatarstanis ja teist korda otse üle Kertši väina. Lisaks näib, et Ukraina on tabanud Wildberriesi peamise rivaali Ozoni jaotuskeskust, mis varem võis olla sattunud ainult mõne naabruses asuva Wildberriesi rajatise tulejoonele. Oleme jõudnud punkti, kus Firepoint, ettevõte, mis on kõige tuntum Flamingo tiibraketi tootjana, kuigi nende droonid on nende rünnakute eest vastutavad, mängib sotsiaalmeedias omamoodi Wildberriesi bingot. Ja, ma mõtlesin seda tõsiselt. Kui arvad õigesti järgmise sihtkoha ära, võid võita ühe neist Firepointi logoga võtmehoidjatest. Ja kui sa mõtled, miks seda nimetatakse MILF-tehiks, siis kuna see on sõjast rääkiv peresaade, võin ainult eeldada, et MILF tähendab Missing Inventory Logistics Failing. Või siis sellepärast, et tegevjuht on naine ja ta pilkab naiste kohta käivaid soostereotüüpe kaitsetööstuses. Muide, ta sündis 1992 aastal, juhuks kui vanematel milleniaalidel on vaja veel üht põhjust, et kogu oma elu üle järele mõelda. Igal juhul on Firepoint väga rahul kaosega, mille nad on põhjustanud, ega karda kasutada Venemaa enda salvestisi tekitatud kahjudest, et oma sotsiaalmeedia kohalolekut veelgi suurendada. Aga nii huvitav, kui MILF-teemaline sotsiaalmeedia ka poleks, on Venemaa praeguste probleemide tegelik põhjus hoopis kindlustus. Jah, igavad vanad finantssüsteemid annavad jälle tunda. Ettevõtted vajavad kindlustust, et kaitsta end erinevate riskide eest, millega nad igapäevaselt kokku puutuvad. Sul võib olla suurepärane ärimudel, mis toob pidevalt kasumit, kuid alati on väike võimalus, et midagi võib katastroofiliselt valeski minna. Sa ei tahaks ju, et üks ainus tagasilöök rikuks muidu usaldusväärse tuluallika. Seetõttu on sul kindlustus, mis aitab end kaitsta selle haruldase, kuid kohutava olukorra eest. Kuid sõjad rikuvad kogu süsteemi ära. Kindlustusfirmade ärimudel seisneb riskide koondamises. Näiteks tehase põleng on haruldane sündmus, mis oleks sellele konkreetsele ettevõttele selles konkreetses asukohas laastav. Aga kui kindlustusandja kindlustab 100 erinevat tehast, on odatava tulemuse varieeruvus palju väiksem tänu keskpiirteoreemi võludele. Seega kogub ta igalt neist ettevõtetest kindlustusmakseid, teades, et mõnes neist tekib tulekahju. Aga see ongi okei. Iga ülejäänud ettevõtte kindlustusmaksed katavad väljamaksed rohkem kui piisavalt, nii et kindlustusandja saab igal aastal kasumit teenida. Selle ärimudeliga on siiski 2 suurt probleemi. Üks on halb õnn. Vaatamata keskpiirteoreemi mõjule on jaotuses siiski sabad, kus lihtsalt kohutava ebaõnne tõttu põleb ühel aastal väga palju tehaseid maha. See probleem lahendatakse millegi nimega edasikindlustus. Sest ma kuulsin, et sulle meeldib kindlustus, nii et ma hankisin sulle kindlustuse sinu kindlustuse jaoks, et saaksid kindlustada, kui kindlustad. Iga üksik kindlustusselts seisab silmitsi väikese halva õnne riskiga, nii et edasikindlustaja koondab selle riski samamoodi, nagu kindlustusseltsid koondavad riski algsete ettevõtete jaoks.
See ongi kindlustustööstuse maagia, mille peale meie, tavalised inimesed, kunagi mõtlema ei pea, sest kõik toimub kulisside taga. Aga ilma selleta hakkavad asjad lagunema ja sa ei pruugiks oma kindlustusseltsi võimesse sulle hüvitist maksta usaldada, kui seda ei oleks olemas. Liigume edasi. Esimese taseme kindlustusskeemide teine probleem on omavahel seotud risk. Kui enamasti 3% tehastes tekib tulekahju, siis süsteem töötab suurepäraselt. Kui 97% ajast pole tulekahjusid ja 3% ajast on kõigis tehasetes tulekahjud, siis kõik laguneb. Kindlustusfirma ujuks küll. 97% ajast rahas, aga 3% ajast muutuks see maksejõuetuks. Seepärast sisaldavad kindlustuspoliisid tavaliselt vääramatu jõuklausleid, millest enamik kaitseb väljamaksete eest, kui kahju põhjustavad omavahel seotud sündmused. See võib tunduda nagu trikk, mida kindlustusfirmad kasutavad, et oma kohustustest kõrvale hiilida, kuid tegelikult peegeldab see reaalsust. Kindlustusfirmad ei suuda sõna otseses mõttes kõigile korraga väljamakseid teha. Kliendid ei peaks sellise riski eest maksma ega eeldama, et see on kindlustusega kaetud. Võib-olla näete, kuhu see tüürib. Mõelge korrelatsiooni probleemile Ukraina pommide kontekstis. Selleks, et kindlustus töötaks, ei tohiks teadmine, et minu tehases oli probleem, anda meile mingit infot selle kohta, kas sinu tehases oli probleem. Kuid strateegilised pommitamiskampaaniad ei toimi nii. Teades, et sinu jaotuskeskus hävitati, arvan, et ka minu oma on suurema tõenäosusega hävitatud. Teadmine, et Ukraina üldse selliseid asju ründab, teeb kõik teised rahutuks. Ja mis veel hullem, mida rohkem ma näen hävitatud, seda tõenäolisem on, et ka minu oma on hävitatud. Sest me saame järjest rohkem teada pommitamiskampaania ulatusest. Seetõttu pole tavapärased kindlustuspoliisid siin abiks. See pole ainult suurema hävimisohu küsimus. Kindlustusseltsid võiksid selle probleemi vähemalt kõrgemate kindlustusmaksetega lahendada. Probleemiks on korrelatsioon. Siin on siiski olemas kindlustusel põhinev lahendus. Küsi kõrgeid kindlustusmakseid ja otsi seejärel edasi kindlustajat. Edasi kindlustaja nõuab siis omakorda kõrgeid kindlustusmakseid, kuid kui nad kindlustavad palju teisi kindlustusandjaid, suudavad nad selle korreleeritud riski ühte kohta koondada, seni kuni see korreleeritud risk ei ole seotud teiste riskidega, mida nad endale võtavad. Just seal tekibki Venemaa jaoks veel üks probleem. Maailmas ei ole väga palju edasikindlustusettevõtteid. See ettevõtmine on tohutult kapitalimahukas, kui soovid oma garantiisid usaldusväärselt tagada. Ja nii juhtubki, et parimad edasikindlustusandjad on lääne ettevõtted. Nii et nüüd näed, kus probleem on. Vene ettevõtted hakkasid pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal üle minema Venemaa kindlustusele ning pärast 2022 aasta sissetungi pidid nad sisuliselt üleöö täielikult kodumaistele ettevõtetele üle minema. Need kindlustusfirmad pidid samuti üle minema Vene edasikindlustajatele. Aga siis tekivad veel kaks lisaprobleemi. Esiteks on Vene edasikindlustajad väikesed. Tänase ülesande jaoks on nad liiga väikesed. Teiseks, ja siin lähevad asjad keeruliseks, on edasikindlustajatel omaenda edasikindlustus, mida nimetatakse retrotsessiooniks. Täpselt nii, ma hankisin sulle kindlustuse sinu kindlustuse jaoks. Sinu kindlustuse jaoks, et saaksid kindlustada samal ajal kui kindlustad. Samal ajal kui kindlustad. Retrotsessiooni pakkujad kannavad kõige suuremat riski, seega peavad nad olema veelgi suuremad ja hajutama oma riske võimalikult laialt. Orkaan Floridas ja maavärgin Taiwanis on peaaegu nii vähe seotud kui üldse võimalik, nii et nad saavad siiski natuke meelerahu tunda. Ja päeval, mil sa suudad selle info kokku panna ja olla minust alati ühe sammu võrra ees, arvan ma, et sa näed siin probleemi. Vene edasikindlustajatel puudub ligipääs retrotsessioonile just seetõttu, et see nõuab juurdepääsu ülemaailmsetele turgudele. See jätab viimaseks kindlustajaks Venemaa riigi enda. Ja seni pole Vene ettevõtted valitsuselt kuulnud muud kui mõtteid ja palveid. Isegi loodusõnnetuste puhul saab valitsusest sageli de facto kindlustusfirma, kui ükski tegelik ettevõte ei soovi olukorraga tegeleda. Nad sotsialiseerivad halbade tagajärgede kulud sisuliselt kogu riigi elanike vahel. Venemaa puhul oleks see igati asjakohane.
4 aastat tagasi otsustas Kreml, et Ukrainas algab täiemahuline sõda. Nii et kui see sõda jõudis tagasi Venemaale, peaks kogu riik vastutama tekitatud kahju eest. Ei ole mõistlik, et eraettevõte kannab sõjakoormat. aga Kreml ei näe asju nii. Ja tõsise abi puudumine peale laenude ja maksusoodustuste lubaduste tekitab küsimusi, mida Kreml siin mõtleb, sest iga venelane, kes on seotud e-kaubandusega, võtab nüüd sõjakulud enda kanda. Minu parim oletus selle tegevusetuse selgitamiseks on 2 teguri kombinatsioon. Esiteks, Kreml lihtsalt ei saa seda endale lubada. E-kaubandus moodustab umbes 8% SKP-st, kui Wildberriesi ja muu sellise hävitamine mõjutab ka nende kolmandate osapoolte müüjaid. Ja see on enne, kui teised sektorid, näiteks toidupoed, kes kaaluvad oma jaotuskeskuste vähendamist, et vältida just seda probleemi, mängu tulevad. Kremlil ei ole piisavalt likviidsust, et sellist kahju hüvitada. No, mitte ilma absurdselt palju raha trükkimata, mis Vene majandusteadlaste arvates on mitmel muul põhjusel halb mõte. Pea meeles, et Kreml on praegu rahaliselt kitsikuses, kuna on kaotanud oma rafineerimisreaste tulud. Sellepärast liiguvadki kuulujutud, et Venemaa võib loobuda lepinguliste sõdurite värbamisest ja minna 2 kuu jooksul üle 500 000 mehelisele mobilisatsioonile, sest viimane variant on palju odavam. Ja kogu see vaba raha, mis Venemaal veel on, hoitakse hoopis seifis, et maandada võimaliku finantsnakkuse probleemi, mis võib kujuneda süsteemseks riskiks kogu Venemaa finantssüsteemile. Niimoodi, kui me rääkisime Wildberriesist, oli peamine järeldus see, et avalikult teadaoleva põhjal see ettevõte ei kujuta endast sellist probleemi. Seega Kreml täna öösel rahulikult magada, olles rahul, et suutis järjekordsed sõjakulud järjekordse pahaaimamatu ohvri kaela veeretada. Või vähemalt need poliitikakujundajad nende kindluse müüride taga võivad proovida rahulikult magada, seni kuni rahulolematud venelased ei hakka tänavatel marssima. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina rünnakud Wildberriesi vastu jätkuvad ja näivad laienevad ka seotud sihtmärkidele. Vene kindlustusfirmad ei suuda probleemiga toime tulla selle ulatuse ja varasemate lääne majandussanktsioonide koosmõju tõttu. Ja Kreml ei viitsi seni probleemidega tegeleda, kuigi praegu on nemad ainsad, kes seda teha saaksid. Samal ajal võib meenutada, kuidas see kõik alguse sai, lugedes üht neist 2 suurepärasest raamatust, mis käsitlevad sõja algust. Lisateavet nende kohta leiad video kirjeldusest. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba homme. Hoia end!